Tere tulemast tagasi Eesti lõõtsa pealinna Põlvasse, kus käimas on televõistlu mängimise Rahvalõõts 2016 suurejooneline finaal. Head vaatajad kodudes, enne uudiseid läks meil nii kiireks, et me isegi ei jõudnud seda hääletust välja kuulutada. Ma loodan, et endal oli nii palju taipu, et te saite aru, et nende võistlejate ülekordamisega see hääletus algaski. Minul on nüüd ainult võimalus kuulutada see hääletamine lõppenuks. Nüüd. Kuni me hääletustulemusi kokku loeme ning selgitame välja, kes on selle hooaja võitja, pakume aga väikese muusikalise tervituse Eesti lõõtsa pealinna orkestri poolt. Palun!
Suur tänu Lõõtsa pealinna orkestrile, see oli vägev. Hääletus on lõppenud, tulemused on kokku loetud. Ja nüüd on need pingelised hetked ees. Enne veel, kui me kuulutame välja auhinnalised 3 kohta, tahaksin ma sõna anda ja siia lavale kutsuda Põlva vallavanema ehk Lõõtsa pealinna linnapea härra Georg Pelisaare. Austatud lõõtspillimuusikasõbrad, nii siin Põlvas kui ka kodudes. On ütlemata hea meel, et nüüd, kus lõõtspilli pealinn Põlvas on reaalselt tegutsenud 2 aastat, on meil jätkuvalt tulnud juurde uusi lõõtspillimuusikasõpru ja me tunnetame seda igal ajal. Ja nüüd, kus on algamas, teadagi mis asi? Usun ma, et lõõtspillimuusika ei hakka olema mitte ainult õhtumuusika, vaid sobib suurepäraselt ka hommikumuusikaks. Ja arvestades, et Põlva vapilind on kukk, siis peaks järgmine aasta olema eriti efektiivne aasta. Ma usun ka kõikidele lõõtspillimuusika sõpradele ja eelkõige loomulikult Põlvale kui lõõtspilli pealinnale ja Põlva sõpradele. Igal juhul ma tahan tänada kõiki muusikuid eelkõige, tahan tänada neid, kes julgesid konkursil osaleda ja tahan soovida, et tuleval aastal, kui me taolise konkursi taas koos Tallinna Televisiooniga välja kuulutame, oleks osalejaid veel rohkem ja et see saade ei oleks mitte ainult pooleaastane, vaid võiks olla terve hooaja saade. Igal juhul aitäh teile, kes te siin laval muusikat teete, aitäh kõigile neile, kes te kodus seda muusikat naudite ja võib-olla salamisi ka sõrmitsete seda pilli. Proovige, äkki on teis peidus see talent ja uusi mängijaid lisandub ehk järjest juurde. Ei usu ma, et need 780 ainsad on. Lähme ikka selles suunas, et varsti oleks 700-800 Eesti lõõtsa mängijat. Vaat see oleks tubli saavutus. Nüüd aga, et minna sõnadelt tegudele, tahaks sõnalise tänu asemel edastada ka kõikidele finalistidele materiaalse tänu ja seda siis ühe imeilusa hõbedast sõlega, mille omanikuks saavad kõik finalistid ja ma palun siia ka Tallinna Televisiooni esindaja Katrin Hinrikuse, kellega koos me siis annaksime kõigile finalistidele tänud. Tervist ka kõigi minu poolt. Tallinna Televisioonil on väga suur au, et me saame teha sellist saadet ja ma tahan südamest tänada kõiki meie suurepäraseid võistlejaid, sest Rahvalõõts on ikkagi Tallinna Televisiooni üks kõige vaadatumaid saateid ja need inimesed on toonud naeratused ja isegi pisarad meie vaataja silmadesse. Nii et tahan Tallinna Televisiooni poolt tänada kõiki osavõtjaid ja siis me nüüd koos Georgiga anname tänukirjad ja sõnad üle. Tiina Pikk.
täname Henrik Hinrikus. Kristi Kool. Ainar Arula. Aigar Lumi. Ants Järv. Olgu ka täpsustuseks siinkohal öeldud, et need hõbesõled, mis kõik finalistid said, need on valmistanud kunstnik Keiu Kulles ning nendele on graveeritud mälestuseks ka tänane kuupäev. Nüüd aga läheme tänase õhtu kõige põnevama osa juurde. Aeg on välja kuulutada 3. koha võitja. Just nimelt võitja, sellepärast et 3. kohale ikkagi tullakse, see saavutatakse. Hea publik saalis, head televaatajad, sellel hooajal võitis 3. koha Ants Järv. Palju õnne ning kõlagu tema mäng meile veel kord.
üks. Aitäh kõigile kaasaelajatele, ma tõesti suured tänud. Ma ei tea, ma pean ikka korraliku väljategemise tegema kõigile. Aitäh teile! Ants Järv, aplaus! Ja aina põnevamaks läheb. Aeg on välja kuulutada, kes on võitnud täna õhtul teise koha. Ning teise koha võitis sel hooajal lõõtspillimängija Kristi Kool. Palju õnne! Ning kõlagu ka Kristi mäng meile veel kord. Ja särasid veel tuleb mustas vees. Üks väike tüdru kalju lõie murdis, kui ratta juurde asus roolimees. Õis langes alla ranna vahupiiri ja tuule laulu kustus vaikne nutt. Laev uljalt turgu mere poole tüüris ja ookeani jõudis hommikuun. Jäid maha rand ja kaljul väike maja ja sillale viiv alla kitsast tee. Veel hõljuks nagu üle fjordi vee, siis meremehe nukker laulukaja. Mees roolis rinna vastu rattas surub, on iga laine vaenlane ta ees. Silm otsib aga õrna naise kuju ja silmapiiri valge vahu sees. Teie ees oli Kristi Kool. Palju õnne veel kord. Aitäh sulle. Hurraa! Elagu Eesti lõõtspill! Õige. Hea publik, head televaatajad, aeg ongi sealmaal, et teeme teatavaks, kes on Rahvalõõts 2016 võitja. Sain just lava taga teada, et lahti on rullunud äärmiselt dramaatiline lõpplahendus. Nimelt, esimese ja teise koha vahe oli ei rohkem ega vähem kui 1 hääl. 1 hääl. Ning see 1 hääl otsustas, et televõistlumängimise Rahvalõõts teise hooaja parimatest parim, ehk publiku lemmik, ehk teie head televaatajad ja teie hea publik lemmik, kõige rohkem hääli korjanud mängija täna õhtul. Ja temaks on
Ainar Arula. Ning kõlagu ka Ainari mäng meile veel kord täna. Palju õnne! Daamid ja härrad, teie ees on Rahvalõõts 2016 võitja Ainar Arula. Kasvatame selle aplausi veel suuremaks. Võimas, võimas. Meil on aga üle anda veel nii mõnigi eriauhind. Kõigepealt paluksin ma siia lavale Põlva tarbijate ühistu esimehe härra Peeter Urmani ning eks ta ise räägib, mille eest ja kellele see eriauhind läheb. Tere õhtut! Tahan Põlva tarbijate ühistu poolt tänada võistlejaid, esinejaid, korraldajad muidugi, Tallinna TV-d ja seda toredat publikut, mille pärast on koos teiega plaksutas on ju käed punased juba. See mõte preemia anda tuli sellest, et kuna ise olen ka lõõtspilli huviline, mul on omal depo lõõts, aga mul ei ole annet. Nii et lõõts seisab. Ants on kunagi mind aidanud sellega, et ta on mul seda lõõtsa tuulutanud, on ju, ja eelmist võistlust vaadates tuli niisugune kõrv mõte, et oli kuidagi preemiaid vähe. Kui me vaatame kas või iludusvõistlus, siis iga liigutusest saab preemia. Nii et Põlva tarbijate otsustas ja tegime ettepaneku ka Põlva vallavanemale, et kas võiks meie poolt teha sellise eripreemia. Ja selle preemia tiitel oleks Põlva tarbijate ühistu lemmik. Meie žürii tegi telefonihääletuse, mulle tulid sõnumid, sest enamus meie žürii liikmed on teisel pool ekraani. Ja
ja nagu õhtujuht ka ütles, või saatejuht, et neid tiitleid peab võitma, nii et meie tiitli võitis Põlva tarbijate ühistu lemmik on Tiina Pikk. Ja mul on üle anda Tiinale selline ostutalong. Kui ta läheb ühistupoodi, saab selle eest 300 € väärtuses kaupa. Nii, aga see, et see talong oleks ka reaalse tagastisega, võtan välja ümbriku ja lisan siia ümbriku veel. Suur tänu Põlva tarbijate ühistule olemast lõõtspillimängijate sõber. Aitäh! Järgmisena kutsun ma siia eriauhinda üle andma Lõõtsa pealinna, ma julgen küll nimetada aukodaniku ja Eesti lõõtspilliliikumise isa Heino Tartese. Head sõbrad, head mängijad, hea publik. Minul on ka väike auhind üle anda, nimelt Põlva lõõtspilli seltsi poolt. Rahvaloomingu järjepidevuse aktiivne edasikandja on üks lõõtspillimängijate keskel istuv inimene. Ta on õpetaja, ta on hea mängija, ta on hea suhtleja, sõbralik, naeratav inimene alati ja abivalmis. Ja see inimene, ma pean valimas nüüd välja küll siit, aga mul on siin. See inimene on Hendrik Hindrikus. Selle tänukirjaga käib ka kaasa rahaline preemia, ka mitusada eurot. Suur tänu ka Lõõtspilli seltsile ja Heino Tartesele toetamast lõõtspillimängijaid, silmapaistvaid lõõtspillimängijaid. Järgmise eriauhinna olete määranud, kallis publik siin saalis, teie ise. Kes oli see mängija, kes just nimelt siin saalis oleva publiku arvates oli täna õhtul parim? Ehk siis, kes võib-olla kuidagi otse ja vahetumalt seda õhtut täna siin koges, kellel ei olnud seda telekakasti seal vahepeal. Nii et ma arvan, et sellel eriauhinnal on väärtust küll. Seda auhinda üle andma palun ma siia lavale tantsujuhi härra Andre Laine. Tere õhtust, armsad lõõtsasõbrad! Mul on suur rõõm üle anda just telekonkursi Rahvalõõts publiku preemia. Ja kui me seal all neid hääli lugesime, siis teeb veel õnnelikumaks see, et absoluutselt kõik osavõtjaid said väga palju hääli. Üks aga sai natukene rohkem. Ja selleks on Hendrik Hindrikus. Aitäh! Aitäh, hea publik saalis, kõikidele hääletamast. Aitäh! Auhinnad on selleks korraks jagatud, aga enne veel, kui asume lõpusirgele, tahaksin ma tänusõnadeks sõna anda Tallinna Televisiooni esindajale Katrin Hindrikusele. Palun.
osad inimesed meist teevad suuremaid tegusid kui teised ja nad jätavad sellega oma nime maailma ajalukku. Täna mul on au tänada meest, kes oma suure südame ja hingega hoiab üleval Eesti lõõtsakultuuri. Ta on mees, keda armastab terve Eesti. Ta on elav legend. Ta on mees, tänu kellele me tegelikult kõik täna siin oleme. Aitäh, et olemas oled, maestro Heino Tartes. Aitäh kõigidele. Ma olen lihtsalt liigutatud, aitäh. See ei ole mul niisama, et ma olen seda teinud, ma kuidagi ta on iseenesest mul südamest tulnud. Ja kui sellised rõõmsameelsed ja heatahtlikud pillimehed ja sõbrad mul ümber on, no paremat asja ei saagi olla, selline tulebki see tulemus. Aitäh teile kõigile. Hea publik, head televaatajad. Televõistu mängimise rahvalõõts teine hooaeg on jõudnud lõpule. Me teame, et selle hooaja võitis Ainar Arula ning ees on ootamas ilmselt uusi põnevaid saateid, millest siis juba varsti me ilmselt ka teada anname. Kas jätkub see lõõtspillide võistlusena või kaasame me siia ka rohkem pille, see on veel lahtine, aga kindel on see, et siukene hea Eesti asi, nagu öeldakse, peab jätkuma. Siinkohal tahaksin ma kasutada ka seda võimalust, et mul on mikrofon ja ma saan rääkida. Ma saan rääkida Eesti lõõtspillimängijate nimel ning avaldada suurimat tänu ning lugupidamast ühe mehe vastu, kes on kogu selle rahvalõõtsa saate ja projekti taga, Hall Kardinal, keda isegi siin ruumis ei ole, kes on ülekandebussis, aga teeme ühe suure aplausi rahvalõõtsa ellukutsujale Olev Jaksile. Aitäh sulle! Ning aeg on viimaseks lõpulooks ning selleks on kõikide lõõtspillimängijate hümniks kujunenud lugu Vello Toomemetsa ja Leelo Tungla Pillimehe leib. Eks saatus ikka kaitseb iga pillimeest, nii meeritsi kui maitsi õnnetuse eest. Ta hoiab teda suure paha eest, kaitseb teda suure raha eest, peal ei leia raha üles pillimeest. Nii pulmad kui ka peied teavad pillimeest ja peitu ainult julmad hoivad pilli eest. Kui teised söövad pillimeeste tööd, tantsul löövad, mina rütmi löön, pill ei puhka päeval ega süda ööl. Ja nii see saatus näib, kui laul ei hinda olla saame haul. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, võista käsi
ainult pillimees. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Jah, nii see saatus näib, kui laul ei hinda olla saame au. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Jah, nii see saatus näib, kui laul ei hinda olla saame au. Kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Ja kurbus rõõm pillimehe leib, kes see teab, kuis ta käsi käib, kuniks veel käsi hoida pilli võib. Hea publik, head televaatajad, me täname teid südamest. See energia, mis siin Lõõtsa pealinna saalis valitseb, on lihtsalt fantastiline. Ma tänan kõiki, kes selle hooaja jooksul on jälginud meie saateid. Ma tänan kõiki osalejaid, kõiki lõõtspillimängijaid, kes võtsid julguse kokku ja tulid osalema, sest ega see ju kerge ei ole. Ma tänan saate korraldajaid, tänan Lõõtsa pealinna ning kohtumiseni ikka uutel radadel, mine tea millal, aga laupäeva õhtul Lõõtsaga.